Kallid sõbrad, дорогие друзья, liebe Freunde, my dear friends, hyvät ystävät, mes amis. Mul on väga hea meel teid siin näha. Mitte sellepärast, et te täna kas rajate või ei raja uue Eesti poliitilise erakonna, vaid ennekõike sellepärast, et me oleme väga palju pidanud lugema ja mõnevõrra ka kogema huvi armsad loodava erakonna liikmed, lugupeetud külalised, kaasa arvatud president Lennart Meri. Hukka võib minna ka üksi, õndsaks saab koos. Nii umbes ütles Tartu Ülikooli koguduse õpetaja möödunud pühapäeval. See kehtib ka maa peal ja sellepärast oleme siin koos. Ainult koos suudame Eesti välja tuua sellest süvenevast ühiskondlikust kriisist, mis kannab katastroofi poole. Eestis on vajadus uue erakonna järgi. Uuel vanastiilis erakonnal pole mõtet. On nüüd selline kõik, et kõigepealt hääletaksime seda nime. Paluks kõikidel võtta märku selle kollase mandaadiga. Mulle tundub, et tegemist on valdava häälte enamusega. Ma küsin, kuidas häälte lugemiskomisjoni esimees sellega nõus on. Põhikiri saaks vastu võetud. Aeg on tõsta võimu vabaduse eest, ärkvel rahvas taas. Kui põhjanael valgustab meelt, hinges usk on ju alles veel. Eestimaa, sinu pinnal rõõm on elada. Eestimaa, sinu pinnal rõõm on elada. Eestuu hoida oli vanalastele. Tegin ja tšaati väikest ei teha. Aga ma nõustan ja ma käin teile koolis ka oli. Erakonna programmi struktuur, et lihtsalt oleks hõlpsam nagu aru saada kogu sellest tervikust, kust leida mingisugused meie visioonid või ettepanekud. Tänan usalduse eest, eeldusel, et see usaldus ikka tuleb. Nüüd on aeg rääkida sellest, mis meie pootkonnal ees seisab. Esimene nähtav verstapost on omavalitsuse valimised 9 kuu pärast. Me võiksime edu saavutada ka pelgalt lubaduste varal, et mida muud ikka uuelt erakonnalt veel loodetakse, et laske veel pumba juurde ja küll me siis näitame. Aga me peaksime püüdma enamalt.
Peame juba enne valimisi näitama, et polegi vaja haldusliku kumba juurde pääseda selleks, et kohalikus elus, oma elus vahet teha. Peame näitama hoolivust ja üks oluline viis seda teha on pooltkonna asukoht. On tubli mees, ei kedagi ta pelga, kummardada saksa ees ei tundma virus selga. Kummardada saksa ees ei tundma virus selga. See on meil korda läheb, meie kippu jääb ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kippu jääb. Kui see laul meil korda läheb, ei meie kippu jääb. Kord astus looba pauga, aastal mõisa õue, sattus vastu kärpides, kui kõige kurjem õue. Tuli vastu kärpides, kui kõige kurjem õue. Kui see laul meil korda läheb, Pikki peibuse jõgeda, pikki
mida merest leitanekse, leiti see sileda siiga, leiti see haaleda haugi, lõiguti lõhe punane, mida niista tehtanekse, tehti kannel väljelleni, lõhe laia lõualusta, haavi laia hambalusta, siia laia seljalusta, kõik seda kannelta ajasid, peksid poisid, peksid piiad, peksid mehed, peksid naised, ei saanud kannel ka ja maie, kümnekeelene kuumama, mul oli üksi ainik venda, seegi piimilla peetu, seegi võilla võõrutetu, kanamuunil kasvatetu, sealihal lepitetu, see võtt kandle peigel alla, sõrmellani vetumalla, siis sai kannel ka ja vaie, kümnekeelene kuumama, nõnda laulis venna kannel, kui see nutab neidu noori, minnes saame koduje. No nii. Tänan usalduse eest. Proovin seda õigustada. Aitäh. Ja Urve Kallika. Sealt ka Rein Taagepera nime, mis ka pole mitte paha. Ma tänan. Vabariiklasi ja soovime, et te tõesti siis
et me kõik üheskoos seisaksime selle vabariigi eest siis, et see ikka jätkuks veel. Ja meie sõnum on see, et ausalt on võimalik. Palju õnne, kallid lapsed teile. Minu nimi on Ivan Orav, vana Sepp ja president Pätsi isiklik sõber. Mina ei esinda mitte kedagi peale iseenda ja esimese Eesti Vabariigi. Ma olen viimane õnnitleja vist ja ärge kartke, pikalt ma ei räägi kuskil 1,5–2 tundi. Te võite, istute. Poiss, sa võta ka tool omale raamini. Tooge poisside tool. Ma nägin ette seda. Ma lihtsalt ei saa kauem, sellepärast, et ma olen meil õhtuks Savisaare ja Kallase pulma kutsutud isameheks. Rõõm näha, et nende õnd teile nii rõõmu teeb ja mitte kõiki rõõmusta. Hommik läks mul viljad lohutades. Aga eks ta elab selle üle, ta on neid pauke niigi saanud elu jooksul. Edgar on siuke eitlik mees olnud, jah, kogu aeg. Ei leia poiss õiget kohta elus, ma ei teagi. Kas te enda hulka pole püüdnud teda kutsuda? Ei ole. Küll tema rähkleb edasi-tagasi. Ta on sest lindiskandaalist saadik liimist lahti juba minu meelest. No mees ta Eldeke tegi, no lindistas natuke, no taevanaarv. No tema lindikogu oli ilma, ta kuulus ju. Taevakene, juba üliõpilasmaleva ajal parim diskor oli ikka Edgar, ma mäletan. Ma mäletan juba noore poisina, kes see seisis Estonia kontsertsaalis nurgas mikrofone täis riputatud nagu käpidega kuusepuid. Edgar lindistas kogu aeg. Aga no, ta on siuke tüsedamapoolne, tugev Eesti mees ja aastad teevad ka oma töö, tal hakkas see vaikne jutupubin tantsimiseks kõige paremini sobima just. Ega siis tantsu juures pole tähtis jalgade loopimine, niisama hea enesetunne lihtsalt. Ja ma mõtlesin, et ta saab diskor. Aga no ja paljudest lauljatest on diskor saanud tegelikult, nagu see tüdruk Elekter ja nii edasi. No see selleks ükskõik ja. No ja rähkleb ja seal linnavalitsuses, siis kui ta volikogus oli, ju taevanaar, mis tükka ta tegi seal, tahtis vana Toomase alla võtta Raekoja tornist Kalev Kallo asemele panna. Kelle ta tööle võttis? Taevake arv. Jaan Tõnissoni 120-aastase õe Liina Eldeke. Ma tean seda naisterahvast küll. Me käisime Pätsiga Kosjastan omal ajal. Ma olin isamees siis ja Päts otsustas siiski oma suure armastuse Eesti Vabariigi kasuks. Ja no taevake, tore on teid näha. Ma tunnen teiega hinge sugulust võib öelda, sellepärast, et aastad on teinud oma spiraalil jälle ringi ja ma tunnen, et te olete praegu seal samas, kus mina ütleme kuskil 80 aastat tagasi tegelikult. Täpselt samamoodi, jaa. Targad mehed on öelnud, jaa, et põlvkond, poliitiliselt aktiivne põlvkond kujuneb just kui õrnas eas sellised suured vapustused toimuvad nagu minu nooruses esimese Eesti Vabariigi loomine ja teie nooruses nüüd teise Eesti Vabariigi loomine. Oi, oli ka aeg ausalt öelda küll. Ma soovin teile sama kirgast ja aktiivset poliitilist igapäeva nagu meil. No mina tulin linna, ma hakkasin kohe poliitikaga tegelema. Võtsime poisiga toa siin Juhkentalis seal, aga juba olid varsti tutvusima Pätsi, Tõnissoni, Laidoneriga. Istusime õhtuti koos, mu toakaaslasele see eriti ei meeldinud. See oli siuke lärmakas seltskond ausalt öelda, kui ikka tuli isamaaline tunne peale, laulsime hümni, tantsisime hommikuni selle järgi. Tahtsime, tegime paraadi jälle kõik sinimustvalged välja. Paraad oli üldse väga palju. Selle kombe võiks ikka ellu viia. Näiteks isamaalised inimesed tahtsid poodi minna, võtsid sinimustvalged välja ja läksid. Ja Päts, Laidoner ja Tõnisson olid rõdu peal, lehvitasid ilus nagu vikerkaar ausalt öelda ja see oli lärmakas seltskond ja Laidoner tuli hobusega tuppa tihti peale ja Päts oli muidugi, tema oli vaikus ise niisama lapike peos, kohendas, pühkis kuskilt midagi seal, tema ei teinud lärmi ega midagi. Ehtene aeg, aga olge ettevaatlikud. Olge ettevaatlikud, näete, mis Pätsiga lõpuks juhtus. Lasi tiblad tuppa ja
Jumal, te olete nii noor, et teist mõni pole tiblat näinudki, ma arvan. Taevane arm. Ma siin samas tulin uue maja juures, siin lume peal. Kas te kujutate ette, mis ma näen? Tiblade jäljed. Tõsi jutt, olid mustust teinud siia veel, siia uue maja ette. Ja aga siin oli soe suvi ka ja Mart Laar mulle rääkis. No küll see on tark laps, kus tema neid täiskasvanud asju teab, ausalt öelda. Ma pole teist nii tarka last näinudki. Mart Laar mulle rääkis, et on siginud tõesti see suvi. Maspanovil ja Annusel olla pojad olnud, räägitakse. Ei olnud küll palju, oli 2 pioneeri ja 3 oktoobrilast, aga siin peab ettevaatlik olema. Üks emane oktoobrilaps pidi need veel olema kodus alles, sokutavad kuskile peresse siin veel. Et kes pioneer on või? Sa õnnelik laps. Pioneer on mitte täiskasvanud tibla, kes pole vangis käinud veel lihtsalt. Siuke väike ja teravate hammastega. Olen neid eluaeg rappinud, on ikka vähemaks jäänud, aga mul on igaks juhuks hoovi peal tiblade lõksud valmis ikka veel. Ja hommikul ikka mõni satub sisse. Nõukogude ajal oli palju teisa. Ossa aeg. Andis ikka komposti tassida. No ja kõrvitsad ikka vohasid ka, sest mis see tibla olemused on? Sõnnik lihtsalt, jah. Ta on siuke pisik alguses, siuke vastsündinu. Roheline ja karvane, siuke nagu matšalka tegelikult selline. Siis suuremaks saades, siis kuuma veega kõrvetatakse karvad maha ja saba lõigatakse ära ja ongi karm vainu valmis. Nii see läheb. Vainut, Elden Vainot ma mäletan hästi. Küsitakse, kuidas sa Vainot ei kartnud, kuidas sa marssisid kabineti sisse ja karjusid, et vene väed välja ja eesti keel riigikeeleks, et mis Vaino tegi selle peale. No, mis ta ikka tegi? Naeratas, muheles, noogutas, ta ei saanud eesti keelest aru sõnagi. Jah, selline asi. No, taevane arm. Aga olge tibladega ettevaatlikud, jah. Peate jälle varsti oktoobriparaadil käima. Mõni mäletab ka veel siukest hullu asja või? Nagu oktoobriparaad. Kes see nutma purskas seal? Mind saadi ka 1 aasta kätte, ma mäletan, ilmatu rahu tuvi seoti jala külg, et jooksu ei saanud. Taevane arm, kole. Lipud plaksusid nagu piitsad, trummid mürtsusid, pasunad ulusid, igal pool rippusid suured surnude pildid, Marx, Lenin, Engels, Eldek, see tribüün Vabaduse platsi nagu kollide laev. Jumal, hambad Irevil vahtisid priskemaid demonstrante seal. Mati Talvik ja Rein Karemäe, need olid ju mikrofonidega rahva hulka saadetud, et tulge intervjuud andma tribüüni taha. Nii kui tribüüni taha said, löödi mikrofon korku, käed juhmega selja taha ja ära söödi kõik nad. Ja see elagu hüüdmine oli eriti kole. See mäletate, elagu punane rett või elagu kommunar või seda kardeti kõige rohkem, sest kellel elagu hüüti, need võisid edasi elada, aga kellel ei hüütud, need olid surmalapsed kõik. Ja kui ikka said üle platsi ja võisid selle punase õhupalli kaela ümbert ära võtta, mis su oleks üles poolt, kui oleksid kolonnist välja astunud, siis oli rõõm suur muidugi. Ja tiblade lippu, mäletate? Ilge verine kalts, suur ja punane, sirp ja vasar seal üksteise kukil nagu lõbumaja reklaam. Mul vanal Sepal eriti valus vaadata. Vasar Sepa aus tööriis seliti maas nagu lints seal. Tärn ka nurga peal nagu konjakil. No kolleeg, vaadake, et need ajad tagasi ei tule, taevane arm. Ei tea, mille eest teid veel hoiatada. Eks siin teises vabariigis on ka neid vigu küll ja küll tehtud siin. Ei tohi väga tihti neid ministreid vahetada. Truudus eelkõige. No Eesti ajal ikka elati ühe ja sama naisterahvaga surmani. No käidi võib-olla lõpumajas ka, aga siis ikka ühe ja kindla naisterahva juures kuni kõrge vanuseni välja. Ei olnud nii, et täna üks ja homme teine. Oi, mis tiblade vigurid. Mis sest? Näe, vana inimene jääb lobisema. Nüüd on, te tahate tantsida ja süüa ja juua. Pidu peab käima Eesti Vabariigis hommikust õhtuni, nii nagu see esimeses oli. Taevane arm, tants ja trall käis nii, et maa auras ega lund õieti maha ei saanud. Küllus valitses esimeses Eesti Vabariigis. Hirmus küllus. Õunad kasvasid nõgeste otsas ja kuubelt kostis nädalavahetusel pillimuusikat, mille järgi tantsida sai. No riiklikke pühi ja pühasid oli nii palju, tikutulega otsiti seda päeva, mil oli põhjus tööle minna, ausalt öelda. Jah, nii elati esimeses vabariigis, nii et teil on aega, ruumi, küll veel muuta see teine
esimesele üha sarnasemaks. Näe, õnnitlejaid tuleb veel. No selge, ma olengi lobisema jäänud pikalt. Ma soovin teile tarkust, kui puudu jääb, küsige minu käest. Tervist, mulle pole põhjust seda soovida. Mina olen nagu raudnael ausalt öelda. Surma ma ei karda ja kuni see idapiir meil peab, kus see surma ausalt öelda tulebki. Jõudu, edu, pidage vastu. Aitäh teile! Erakond. Ma olin väikeses kimbatuses, sest ma tahtsin täpselt teada, mis siis sünnib ja millised peavad lilled olema. No televiisoris öeldi niimoodi, et on sünninud uus vasak-tsentristlik erakond. Toomsalu andis teile punaseid lilli. Ma siiski mõtlen, et vast roosa on õigem. Aga ma olen ühes kindel, et ma küsisin, et kaua need lilled säilivad ja ütled, et igavesti. Ma soovin teile ka, et teil pikk ja õnnelik aeg ees oleks. Palju õnne! Ei ole mandoliini kuulda.